Kell on saanud 7.05 ning aeg on vaadata üle tänased uudised. Tänased reporterid on Rauno, Martin, Jürmo, Silver ja Toivo. Aitäh teile! Alustame kohe siseuudistest ning vaatame üle, mis on toimunud täna Eestis. Majandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitab, et kui Hiiumaa ja mandri vahelise laevade süvendamine aitaks rasket olukorda lahendada, siis tema aitab selle jaoks raha leida. Kristen, sa teed üksi siis, jah? Kuule, rohkem raha ei antud, jah. Sa panid lihtsalt need 10 miljonit lihtsalt oma taskusse, jah? Kuule, pole vaja, no. Mees tuleb oma Fiskarsi labidaga, kõnnib Haapsalust välja, no. Hakkab kaevama, no. Ei tasu hakata korruptsioonis süüdistama, no. Tead, kui see labidas maksis, no. Mul on 50 meest raskete masinatega, passivad niisama, lihtsalt sellepärast, et sinul on vaja üksi kaevata. Kus ma oma raske masina panen? Paneb maha. Tark mees. Tagasi masinasse, lõuna läbi. Ma ei tea, no. Kuule, come on. Ma üritan nagu seda sisemit... Teeme raha pooleks. Teeme pooleks lihtsalt. Nüüd meelde tuli, aga see on teine asi. Nii. Ei ole nagu palju seda ka, noh. Boss, kuna ma hoian ka hullult raske masina. Hoia edasi! Ei kasuta! Hoia! Ei kasuta! Okei. No pärast Fiskarsi ei jäänud palju... Nägid seda meest? Tema on grupi peal. Ta on grupi peal. Ta on grupi peal. Tal on grupi peal. Invaliidsusgrupp peal. Grupi. Jaa. No mitte grupi. Ja tema peab rasket masinat hoidma, lihtsalt sellepärast, et siin... Pole mees, no. Olud nägin vaeva seda pappi tasku lükata, nüüd hakkan kühveldama sulle seda, no. No sul on Fiskarsi labidas olemas, no kühvelda, no. Aitäh. Kuulge mehed, ma rääkisin temaga, ei ole mitte midagi teha, et peate edasi neid masinaid hoidma. Ausalt öeldes, kui oleks inimesi, kes sooviks nii-öelda mandri ja saare vahel sõita, siis ma leiaks selle raha. Mul on see võimekus, mul on see oskus, mul on need teadmised, aga lihtsalt inimesi ei ole. Näita mulle 2 inimest, kes tahaksid praegu mandri ja saare vahele mul on tegelikult siin on grupi pilt, mis nad tegid. Siin on 30 000 inimest. Ja nad on kõik ukse taga, et nad on valmis sisse tulema ja allkirjastama. Saab juba saare peale või? Kohe saab. Me räägime lõpuni ja kõik. Näita mulle üks reaalne inimene ette, kes sooviks minna mandrilt saarele ja ma leian selle raha. Ma peaksin saare peale sünnipäevale jõudma, aga tundub, et praami ei liigu. Palun. Tagasi stuudiosse. Aitäh. Mandrilt saale peale tõesti tahaks üks inimene ja selleks on Vello Vaher. Nimelt, Vello Vaher mõtiskleb Guinessi rekordist. Minu soovunem on sõita rippudes 700 meetrit üle Niagara joa jaelad kaela taga. Kõik tulite Guinessi rekordit proovima. Kutidega ma hiljaks ei jäänud. Ma tean, mul jalg ei lähe rippu, proovi lihtsalt rippumise osa. No nii, number 1 siis Väändemintel. Palun teie etaste. Üks moment. Ma kuulsin, et meil tulevad haid ka sinna alla või? Aha. Jaa. Palun alustage oma etast. Nii et põhimõtteliselt... Vabandust, ma ei pannud kella käima. Võtame algusest. Täitsa minu viga. Nii. Olete valmis, jah? Oled sa valmis? Läks! Ja minu kord. Järgmine. Minu kord. Ma olen teel. Ma aus olen, siis ma tulin tsirkust vaatama lihtsalt, et ma läheks viimasena. Okei, me jätame teid viimasena.
siit ma tulen, Margus! olen teel. Kuulsus ootab mind, tuntus. see on raskem, kui tundub telekas. Nad ikka väga proovivad, jah? No ikka väga proovivad, jah. Mis see auhind siin ongi? Raha. okei, ma annan alla. nii ja meie viimane võistleja, kes see... Tema pidi viimane olema. Kas sa tulid ka lihtsalt vaatama või? Jaa. Kuule, ära aja, see tüüp rääkis mulle, kuidas ta tahab maailmameistriks saada enne, eks? Ta on harjutanud 3 aastat usub ära usu. Okei, ta suudab seda asja. Teeme ära seda. Muidu oleks läinud rekord Margusele, kes just alla kukkus. Usme, et see mees saab teha seda ilma selle nöörita oma suu sisse. Ta ütles, et ta suudab teha seda, ära muretse. Vau, kiiruserekord tuli siit kindlasti. Suips. Stiilipunktid. Vello, pean ütlema, et nüüd elukutselise hambaarstina me ei saa sulle uusi hambaklambreid teha, et midagi nii ohtlikku üritada. See ei ole siis tõesti mingit võimalust. Ei ole mingit võimalust. Äkki kui mingi võimalus on? Vello, elukutselise loomaarstina ma ütlen, et ma ei soovita sulle, eks ju. Aga igasuguse moraalse tunnetuseta inimesena ma ütlen, et teeme ikka need ära, kui sa mulle piisavalt palju pappi tahad. Jah. Super. Tuimestust ei ole vaja, eks ju. Okei, ma kannatan palju. Ma olen oma elus näinud. Suu lahti ilusti ja hakkame siis puurima. Arst, see on veidi ohtlik. Kas te tõesti kavatsete nüüd oma karjääri potist alla lasta lihtsalt raha nimel? Leidsime WC-st teie töötunnistuse ja see ummistas meie torud ja litsentsi ja kooli lõputunnistuse ja keskkooli lõputunnistuse, põhikooli lõputunnistuse ja 4. klassi kiituskirja. Ja elukutselise torumehena te võib-olla peaksite sellest kuskile teatama, eks ju, aga ma arvan, et seda ei ole vaja, on ju. Lihtsalt teeme selle ummistuse vaikselt korda ja... Tagasi stuudiosse. Vaatame üle ka, mis toimub laiemas maailmas. Nimelt pärdikud valmistavad tahtmatult kivitööriistu. Brasiilias metsades elavad kaputsiinahvid valmistavad kivelõhkudes teadustamatult kivikilde, mis meenutavad ligilähedalselt iidsete inimeste poolt miljonite aastate vältel tehtud kasutatud tööriistu. Tähelepanek manitseb antropolooge muitsete tõlgendamisel täiendavate ettevaatustele ja seab kahtluste alla inimeste esivanemate nupukuse. Ja kutsumegi siia Brasiilia antropoloogi Jack Stonesi. Kurat! Jack Stones tuleb kohe siia. Ikkagi olin mina. Tere, Jack Stones, jah? Jack Stones! Teie olete siis Brasiilia antropoloog, et... Ma tean! Palun rääkige meile natukene, et miks on olukord selline, et me arvasime, et kaputsiinahvid või ütleme, et inimesed saavad teha sükse tööriistu ja nüüd teevad seda tavalised ahvid. Üldiselt kõik saavad tööriistu teha, kes tahavad. See pole nagu keelatud meie liigile. Ja kaputsiinahvid lihtsalt leidsid selle võimaluse ja nad teevad seda üsna nagu muuseas. Need on nende päris kõrget intelligentsi taset. Ehk see tegelikult kaputsiinahvid on ikkagi eraldi nii-öelda klass. Kuidas? Kaputsiinahvid on nagu eraldi klass. Miks te tahate eraldi klassi nad panna? No te ütlete, et nad on väga intelligentsed. Jaa, nad on väga intelligentsed loomad. Aga kuskile klassi ma neid ei paneks, nad on ikka ka primaadid. Et päris kooli me ikka neid võtta veel ei saa. Oota, kas me räägime haridussüsteemist praegu või mida asja toimub? Rääkige lähemal natuke kaputsiinahvid. Kaputsiinahvid, väga huvitav liik.
Nad veedavad enamasti aega 50-liikmeliste grupeeringutena ning tahtmatult ehitavad pihukirveid ja viskavad need minema. Neil on päris suur selline reostuse oht on nende piirkonnas. Tahtsin küsida, kas võib ka öelda, et nemad on tekitanud tegelikult kasvuhooneefekti? Kas need uurised on kinni makstud? Ei ole? Ei, nemad ei põhjusta seda ühtegi nagu probleemi, mis inimkond on tekitanud. Sest nende intelligentne tase suudab teha pihukirveid. Mille nad ära viskavad? No mis on ikkagi kivi, jah? No hea küll, aitäh teile Jack Stones tulemast. Lähme veel edasi, mitte lihtsalt maailma, vaid universumi tasemele. Nimelt uus osake võib olla 5. jõukandja. Füüsikat seletavad kogu maailma toimimist ainult 4 fundamentaalse jõu abil. Need on gravitatsioon, elektromagnetism ning nõrk ja tugev tuumajõud. Ometi on aeg-ajalt tekkinud kahtlusi, et siin-seal on ilmutunud ent veel 5 põhjus. Veel 5 põhijõud. Hei tüdruk, miski tõmbab mind sinu poole ja see ei ole üks 4 põhijõust. Ei neiu, ma avastasin eile jõusaalis 5. põhijõu. Hei neiu, tere tulemast minu gravitatsiooni välja. Hei neiu, see jõud, mis meie vahel on, see on armastus. Kas siin jälitavad ka mingid perverdid? Armastus. Või eemale minust. Ei neiu, kas see tüüp tülitab sind või? Te kõik tülitate mind. Hei mees, ma tunnen, meie vahel on armastus. See tõmbab tugevamini kui gravitatsioon. See on mingi füüsika. Hei neiu! Sa oled mul ees, ma tahan kottidega armastada! Sa oled nagu mingisugune oleks avastanud maapõhjast mingisuguse uue kivimi. Oota, mis sa oled mingi geoloog või? Mulle meeldivad geoloogid! Ma ütlen, ma armastan teid, mitte niisama, ma armastan teid. Hei, kutid! Oota, las ta ütleb lõpuni ära. Jaa, ma tahan öelda. Ma armastan teid nagu... Hei, kutid! Stopp, tema oli ees. Okei. Ma armastan teid... Hei, kutid! Sa ei lasknud tal lõpetada ikkagi. Ma ei tea, kas ma armastan teid enam nüüd, noh. Laseme tal ikka lõpetada. Hea. Niimoodi suhtes paarid teevad, nad lasevad üksteisel lõpetada. Lauseid. Lauseid, jaa. Nad ei... Või siis nad lõpetavad üksteise. Lauseid. Lõunasöök. Oi, lõunasöök. Jagavad toitu, jaa. Jaa. Kas ma tohin nüüd... Ja, räägi, me kuulame sind hea meelega. Ja tagasi stuudiosse. Nagu näha, on teemad juba äärmiselt eluliseks läinud. Jätkame ka selles valdkonnas. Stressi söömisele pannakse põhi lapsepõlves. Iga laps on olnud olukorras, kus neile pakutakse ilusti käitumise eest näiteks kommi. Sellisele tulemusele jõudsid teadlased 3–7-aastaseid lapsi jälgides. Ilmnes, et lastel, keda vanemad toiduga premeerivad või karistama kipuvad, on kalduvus rohkem süüa. Ants, tule siia, Ants. Ants, vaata, mis su matemaatika tõviku vahel on, noh. Komm! Ma pole veel seda lahendama ega hakanud, aga nüüd võib-olla hakkan. No näed. Ma vaatan, et su tuba on natuke must. Las ma koristan ära. Niisamagi või? Mitte niisama. Mis sa tahad siis? Küpsiseid. Selga? Tead, ma vaatasin, Ants, ma vaatasin, et õpetaja oli sulle märkuse pannud ei kooli. Läheme su magusa sahtli kallale. Geisha kommid. Seda ei juhtu enam.
Seda ei juhtu enam, mis siin? Ants, sa jäid tööle hiljaks. Mul on kahju, aga ma pean su sahtlist Kalevi ära võtma. Mitte mu šokolaad! kallis, miks endiselt nõud pesemata? Mul oli hästi kiire ja ei. Need Haribo pikopallad lähevad praegu. Ma teen need kohe ära, sa ei pea midagi tegema. Juba, härra Steff, ma juba pesen. Kas te teate, miks ma teid kinni pidasin? Ma kiirustasin. Täpselt nii, te ületasite kiirust. Palun andke Bardachokist šokolaad. Ja see Fatseri oma, tähtlitega. Sisejuurdlusbüroost tuli välja, et te võtsite altkäemaksu. Et anna see Twix šokolaad oma taskust. Pagan! Kust sa tead oled? Ja oma ameti märk ja relv. Sest et 2 viimast teed ma tagastan sulle kohe praegu. Nii et ma annan sulle lihtsalt. Tahan lihtsalt teha seda. Sisejuurdlus leidis, et te olete võtnud siin nii-öelda asitõendid enda tarbeks, et ma sooviks seda Twix šokolaadi. Ja meil on, jah. Sisejuurdlus avastas, et teie osakond on mõttetu. See on lihtsalt mingisugune väljamõelnud osakond, sellepärast meil on juba järelevalveorgan politseile. See on küll päris! Organi sisekond avastas, et teieni on jõudnud mingisugused huvitavad asitõendid, mis peaks meie käes olema. Tagasi stuudiosse. Just sain šokeeriva uudise juurde, nimelt on Eestis läinud äärmiselt külmaks. Õnneks saadeti meile ka juhised, kuidas sellega hakkama saada. 5 nippi, kuidas külmal ajal naha eest hoolitseda. Kaitse nahka päikese eest, uuenda tooteid kosmeetikatootkotis, vabane suvepäikese tekitatud kahjustustest, hoolitse tundliku naha eest ning valmista nahk talveks ette. Hirmus asi see talv. Ära räägi. Pool aastat käib ja tapab meid. Isegi talvel paistab päike. Sa tead, kui ohtlik see on. UV-kiirgus, gamma ja kõik need teised kiirgused, mis tulevad läbi atmosfääri. Alfa ja beta kiirgused ka, aga need on ohutud. Terve tähestik tuleb läbi taeva. Appikene, isegi aken ei hoia valgust kinni. Ma ei tea, kallis. Parem oleks, et see on jõuluvana. Aitab harjutamisest. Jaa, tervist, kas teid tapab? Ma ei tea. Keegi on ikka ukse taga. Parem oleks, et see on jõuluvana. No ma loodan. Tervist, minu nimi on... Hirmus. Appikene. Mul hakkab kreem juba otsa saama. Pane veel kreemi peale. Ma saatsin kirja juba ära kevadel. Ei jäta ikka järgi. Ma ei tea, küsi, mis tal viga on. Mis teil viga? Tervist, minu nimi on Markus ja mina pakun teile Neutrogena nahahooldus tarbe. Olge, astuge sisse. Aitäh. Nüüd külm järjest rohkem tapab ja on ainult 5 moodust, kuidas ennast kaitsta selle külma eest. Päriselt? Mis päriselt? Veel 5? Veel 5? Vihmavari, aknast välja. Jah, sest meil on... Aknast välja. Ja ma ei usu, et tekki oleks vaja villi visata. Hülgerasv. Hüvasti. Tundub päris haruldane, ma oleks selle alles... Padjapüür, mida ma enam peas ei kanna. Miks see, kas sa olid Kukluklanist või miks sul peas oli? Kontoritool, hüvasti tööpäevad. Aga millega te tegelete siin? Töölaud, siia alla ma enam ei peitu. Nagu kui sa... Hüvasti, kallis Chihuahua. Kallis naabrid viskavad mööblit alla.
huvitav, kas siit veel midagi tuleb? kaktus, mis enam päikest ei vaja, sest sul on vahendid selle jaoks. Võib-olla kaktus oleks ikkagi hea olnud. ja kõige lõpuks, kõik. Olgu nii, las ma pakun teile siis meie vähemalt saime koera. meie 5 imetoodet. Meil on Neutrogena. Neutrogena aitab sellest. See on üldine bränd lihtsalt, see ei ole veel konkreetne toode. ei sokkidele. ei kraanikausile. õige. malmist pannid on eelmine sajand. Mis asi? Malmist. Malmist. Mannid, aga malmist mann. ei Malmist turule, mis jookseb läbi 3 korteri. ja ei Minu nimi on Ants ja ma sooviks teile ukselt uksele ma sooviks teile ukselt vaatame, kas siin peres häid lapsi ka on. tagasi stuudiosse. ja kell ongi sealmaal, et saame vaadata viimase uudise ära. lõpetuseks vaatame otseülekannet Tallinn Fashion Weekist, kuidas 3. päeval kollektsioonid välja näevad. ja esimesena näeme, tuleb Charnikas, Madonna, Liina, Eva, Piina. Siin väga veetlevas kevadkollektsioonis ja las ma ütlen, need vahtrad. Lehed on väga kaunid tema keha peal. Täpselt nii. Lehed on uued lumehelbed. Täpselt nii, Tiit. Ja nüüd on järgmisena jõudnud meieni Sandra Pullovaar. Kusjuures, kui sa tead, et olime väikse tüdruk ükskord. Ei teadnud. Enam ei ole. Nüüd on mu tüdruk. Sandra nimelt kannab meie uusi rinnahoidjaid. Lihtsalt uued. Ja siin on näha meie uusim nahkne rinnakaitse ja samal ajal tool. Sa saad selle niimoodi panna maha ja selle päris samal ajal, kui see su õla peal on. see on ilus ja praktiline samal ajal. Järgmisena tuleb Tiiu otse värskete arbuusidega. Ta võttis need Green Roomist vist kaasa. hüvasti arbuusid. Ja viskas need otse fotograafide pihta. Ja siin ta on meie moe kõige suuremad tähed, kõige parem kollektsioon, lihtsalt alasti, ihualasti. Kuulge mehed, mul on siin töömehed ootavad, kannavad hästi raskeid riideid ja te tulete alasti siia. palju sa tahaks? palju sa tahad? 10 000. Ja lavale... Kas koome neid riideid hoiame veel? Hoia veel! Okay. mul ei ole kas... tagasi stuudiosse. kell on saanud 7:30 ja sellega tänased uudised lõpetavad. Aitäh teile!